Tere õhtust kõigile, mina olen Hasso Krõll ja räägin täna õhtul siis metsast, metsikusest, nartsissismist, dekadentsist ja ökognoosisest. Et seda teemat võiks sõnastada väga mitut moodi, et need märksõnad ma valisin nüüd niimoodi intuitiivselt ja seda valikut mõjutas tugevasti üks Briti päritolu ökoloogiline mõtleja Timothy Morton, kes on iseenesest kirjandusuurija, aga viimastel aastatel väga palju kirjutanud ökoloogiast ja siis mõned sellised raamatud nagu Hyperobjektid, Hyperobjects, tume ökoloogia, dark ecology, tänavu ilmunud Being Ecological on viimasel ajal kõvasti laineid löönud ja mulle ka jätnud tugeva mulje. Võimaldavad natuke sellist ökoloogilist ja ka sellist metsikut mõtlemist ümber hinnata ja edasi viia. Aga see sõnapaar metsast ja metsikusest, selle ma laenasin tegelikult Nikolai Baturinilt, kellel on 1979. Aastal ilmunud Loomingu esimeses numbris üks essee visand metsast ja metsikusest. Et Baturin on niisugune varane metsamõtlemise esindaja Eestis. Ta 70-ndatel, 80-ndatel aastatel väga palju aega veetis Siberis taigas kütina ja on kirjutanud sellest mitu raamatut. Neist kõige tuntum on ehk see Karu süda, mille järgi on film tehtud. Aga võib-olla kõige kummalisemad ja meisterlikumad on esimesed kaks, siis Kuningaonni kuningas evenkide juures toimub hulk tegevust ja leiud kajast, mis on selline pisut nagu maagilise realismi tüüpi, seda raamib siis lugu ühest mehest, kelle nimi on Gregor ja kes on oma elus teinud hulka erinevaid asju. Tundub, et ta on ka kõrbes kartograafina tegutsenud, ühte gaasijuhet planeerinud, aga selles raamjutustuses ta on tulnud taigasse nagu tagasi. Ta on sinna väga igatsenud, aga ta ei ole tulnud sinna mitte selleks, et elada, vaid selleks, et seal surra. Ja siis ta lihtsalt liigub edasi mägede poole, mis silmapiiril paistavad ilma söömata ja joomata nii kaua, kui ta jaksab. See metsa ja metsikuse teema, see ongi tegelikult nüüd siis minu jutu tuum, aga ökognoosis on Mortoni mõiste, mis seda kõige paremini nagu väljapoolt teoreetiliselt iseloomustab. Ökognoosiseks Morton nimetab niisugust taju, et mind ümbritsevad ja läbivad loendamatud teised olevused, kes on minu sees ja ümber. Mina olen üks nende seast. Ja seda võib ka sõnastada nii, et mina ka kui inimene olen lihtsalt üks asi paljude teiste asjade hulgas, aga see asi on hingestatud. Järelikult ka teised asjad, teised objektid võivad olla hingestatud, isegi kui mina sellest aru ei saa. Ja selle Mortoni ökognoosise kaugem idee on midagi, mida võiks siis nimetada selliseks uueks või
21. sajandi või modernsuse järgseks või üleilmse soojenemise ajastule omaseks, kuidas keegi soovib, animismiks, siis niisugune nägemus maailmast, et kõikidel objektidel on oma elu, nad nagu kiirgavad välja oma niisugust ainuomast spetsiifilist aega. Need ajad siis puutuvad omavahel kokku, põimuvad, see ongi see asjade ja olendite hingestatuse taju ja see ökognoosis, nagu Morton ütleb, ta on niisugune tume. See ökoloogiline platvorm on tume selles mõttes, et need asjad, samuti olendid, inimesed, mina ise enda jaoks olen tegelikult suures osas läbitungimatu, mõistetamatu, selline tume maa, aga kõik see, mis jääb varjatuks või nähtamatuks, see teisest küljest tuleb kogu aeg esile, et see on siis niisugune olemuse ja nähtumuse vaheline pidevusseos, et kuigi minul ja teistel asjadel, olenditel on mingi peidetud, varjatud sisu, mida kunagi ei saa päriselt kätte, on ikkagi nii, et osa sellest on pidevalt nähtaval. Ja see osa, mis on nähtaval, ei ole mingisuguse jäiga seinaga eraldatud nähtamatust, vaid nad moodustavad pidevuse. Ja Morton kasutab väga tihti selle jaoks võrdpilti Mööbiuse lindist, siis selline 8 keeratud pabeririba, millel on ainult üks külg, kuigi samal ajal on ka nii, et ühel küljel viibides või üht külge vaadeldes me kunagi ei näe, mis on teisel pool, hoolimata sellest, et see teine külg on sama külg, tegemist on siis niisuguse ruumilise objektiga, millel on ainult üks külg. Et see paradoksaalne matemaatiline objekt, sellest on vist tulnud ka see, et lõpmatust matemaatikast tähistatakse niisuguse kummuli pööratud 8-ga, sellepärast et see 8 kujutab siis ikooniliselt sedasama Mööbiuse linti, mida mööda võiks justkui liikuda lõputult, ja sest ta ei saa kunagi otsa, ta on niisugune lõputu kulgemine samal pinnal ja ometi osa sellest kulgemisest, osa teekonnast on kogu aeg varjatud. Nüüd mets on ka selline asi, selline objekt, selline kooslus, kui võtta metsa millegi sellise suurena, mis katab isegi veel tänapäeval päris hea hulga maakera pinnast ja kus need olendid, nende olendite rühmad, nende omavahelised seosed moodustavad selliseid suuremaid üksusi. See kõik kokku võiks siis olla midagi sellist, mida Morton on nimetanud hüperobjektiks. Hüperobjekt on selline miski, mis on ajas ja ruumis
nii massiivselt laiali paisatud või hajutatud, nii massiivselt levinud, et inimene ei suuda seda tervikuna hõlmata. Mets võib olla üks selline, samas on ka inimkond ise kui liik, niisugune hüperobjekt. Morton on muidugi meelsasti nimetanud hüperobjektiks seda üleilmset soojenemist, sellepärast et see on ka niisugune miski, mille puhul me oleme enam-vähem kindlad, et see toimub ja teadlased on ka enam-vähem kindlad, kust see tuleb. See on siis lihtsalt meie enda tsivilisatsiooni, eriti siis modernse tsivilisatsiooni leviku produkt. Ennekõike fossiilkütused ja massiline kariloomade pidamine. Aga see, kuidas see üleilmne soojenemine toimub, see on ikkagi inimese jaoks suuresti hõlmamatu. Selle mõned tagajärjed kestavad 500 aastat, mõned tagajärjed 30 000 ja mõned 100 000 aastat. Kuidas see täpselt meieni tagasi jõuab, neid keerulisi teid on väga raske jälgida. Samas on päris selge, et kõiki meid üleilmne soojenemine tänapäeval mõjutab, kõiki globaalseid protsesse, suuri rahvastikuprotsesse, etnilisi konflikte, usulisi konflikte. Aga siis nii hästi ajaliselt kui ka ruumiliselt see on inimese jaoks hõlmamatu. Me oleme justkui selle soojenemise kui hüperobjekti sisse mässitud. Et me võime seda kas jaatada või eitada, aga me oleme pidevalt selle sees. Ükski inimene üksi ei suuda seda kuigi palju mõjutada, aga kõikide inimeste tegevus koos. Näiteks, et iga autovõtme keeramine, et masinat käivitada, lisab mingi imepisikese panuse sellesse üleilmsesse soojenemisse. See üks käivitamine on tühi-tähi, aga kui neid käivitamisi on päevas 100 000, miljoneid, siis see kõik annab kokku sellise võimsa efekti. Aga mis siis varjatuks jääb peale kõige muu, on ka see põhjuslikkuse ahel ise. Inimesed ei ole võimelised nägema, jälgima, üldse kuidagi teada saama, kuidas üks või teine tagajärg, mis lõpuks nendeni mingil viisil ulatub, kuidas see täpselt on seotud sellega, mida ta eluaeg on teinud või tema vanemad, vanavanemad, tema riik, rahvus, kogu see suur kogukond, mille nimi on inimkond, on vähemalt paarsada aastat, aga võib-olla üle 12 000 aastat teinud, sellepärast et täiesti ilmselgelt see, mida nimetatakse modernsuseks, selline tänapäevane vaim, tehnoloogia, ülistus, selle lakkamatu intensiivistamine, selle laienemine kõigile elualadele, et see ei ole midagi, mille juured oleksid nüüd 2-3 sajandi taguses ajas, vaid ikkagi alanud sellel perioodil, mida on nimetatud neoliitiliseks revolutsiooniks, siis noorema
kiviajaga, põllumajanduse ja karjakasvatusega, mis väga palju ja põhjalikult muutsid inimeste eluviisi, ühiskonna korraldust, on alati kujutletud kuni viimase ajani, isegi antropoloogias, et siis põllumajanduse ja karjakasvatuse pealetung, see oli paratamatu ja progressiivne liikumine, inimeste elu muutus lihtsamaks, turvalisemaks, kõik said kõhu täis ja suremus langes. Nüüd uuem antropoloogia on küll täiesti teisel seisukohal, et põllumajandus ja karjakasvatus ilmselt niimoodi väga suures plaanis on olnud inimkonna suur eksitus, sest et siis ühest küljest inimeste tervislik seisund võrratult halvenes nende leiutiste tulekuga. Kõikvõimalike tõbede ja taudide laine, teisest küljest sellise agressiivse, hierarhilise ühiskonna teke, laialdased konfliktid, sõjad, kõik, mis on suurte inimrühmadega seotud ja muidugi siis see protsess, mis on nüüd jõudnud juba väga kaugele, kus siis on hävitatud sellised elukooslused nagu ennekõike mets, mis ei ole produktiivne põllupidajate ja karjakasvatajate meelest, asendatud suurte karjamaade, suurte põldudega või linnadega ja maanteedega. See kõik on siis kahtlemata alguse saanud neoliitilise revolutsiooniga, nende ideedega, mis seda on kandnud, aga on täiesti ilmselge, et inimesed ei suuda kontrollida seda protsessi ja püüd tõestada, et tegemist on nagu edasiliikumisega või liikumisega millegi parema, turvalisema, nagu täiuslikuma poole. See on äärmiselt küsitav ja täiustumine tänapäeval tundub, et tõesti hõlmab järjest nagu väiksemaid ja kitsamaid alasid, sest tagasilöögid on järjest suuremad ja siin ongi siis tekkinud küsimus, et võib-olla meie tsivilisatsioon on jõudnud oma õhtule. See ei ole iseenesest midagi hirmsat või koledat sellisel juhul, kui vaikselt jõutakse arusaamisele, mida peaks tegema, kuhu peaks liikuma. Ja Morton on olnud seda meelt, et kuna just sellele neoliitilisele, tema nimetab seda ka agrilogistlikuks mõtteviisiks. Agrilogistlikule mõtteviisile on omane, et tuleb leida suured üldised lahendused, mis kehtivad justkui kõigi jaoks ühe korraga. See tähendab siis ühiskond ka, kui seda muudetakse mingi revolutsiooni käigus, kõigile antakse uus suund, kõik peavad hakkama jooksma või sagima nüüd teises suunas, teisel viisil, et see niisugune lihtsate lahenduste mõtteviis või see, et one size fits all, ühe mõõduga mõõdetakse kõiki või ütleme, et kõiki lüüakse ühe lauaga.
et see aeg on tegelikult läbi saanud ja see tähendab siis, et kui meie praegune tsivilisatsioon ilusasti lõpeb, siis ta ei lõppe nii, et kõik inimesed pärast seda hakkaksid elama teistmoodi, aga ometi ühtemoodi, vaid vastupidi, see muutus oleks ilmselt väga niisugune järjestikune, detailne, keerukas ja äärmiselt hargnev. See tähendab, väga palju sõltub siis sellest, kui palju leitakse täiesti erinevaid, mõnikord omavahel kokku sobimatuid lahendusi. Ja kõik see ilmselt on juba tänapäeva kultuuris meie ümbruses kuidagi eos. Morton usub, et selle ökognoosise juured on lausa, tänapäevase ökognoosise juured on tarbimiskultuuris eneses, kus siis asju, esemeid, objekte on hakatud tajuma teistmoodi teatava sellise nartsissistliku struktuuri põhjal, nartsissistliku iha struktuuri põhjal, mis tegelikult võiks olla mudeliks sellele, kuidas tajuda kõiki objekte, kõiki asju, teisi olendeid elavatena ja hingestatuna. See tähendab siis niisugune see tarbimiskultuuri mudel, mille vastu suur osa ökoloogiat, ökoloogilist mõtlemist on tugevasti võidelnud ja seda halvustanud. See võiks ise vastupidi anda just lähtekoha niisuguse esmase platvormi, kust võiksime edasi liikuda ökognoosise poole. Ja see kõik on nüüd jällegi seotud selle tumeduse ja nartsissismiga. Ma tulen selle juurde tagasi ja seletan seda siis natuke lahti. Asjad on tumedad või läbitungimatud sellepärast, et nende olemus jääb meile kättesaamatuks. See, et me näeme ainult asjade nähtumust, nende teatavat pealispinda või avaldumisviisi ja olemus on varjatud. See on üks selliseid põhilisi filosoofilisi struktuure, mis on enam-vähem sama vana kui filosoofia ise. Aga see kõik on siis modernsuse ajal võtnud veidi teravama vormi, eriti Immanuel Kanti filosoofias. Kantil on siis see kuulus arusaam asjast iseeneses, mis on kõikide objektide, kõigi tunnetussisude kättesaamatu tuum või mingi kaugem miski, mille tunnetus ei jõua, sellepärast et kui me maailma enda ümber uurime, siis me kogume mitmesuguseid meelte andmeid. Et need võivad olla lihtsalt sellised aistilised, visuaalsed, aga võivad olla ka mitmesuguste teaduslike mõõteriistade kaudu omandatud andmed. Need võib siis kokku panna erineval viisil. Niimoodi saab erinevaid pilte maailmast. Üldiselt uusajal on harjutud mõtlema nii,
et meie selline meeleline nägemus annab teatava lihtsustatud, nagu vaesestatud pildi maailmast, aga igasuguste mõõteriistadega, täppis teaduse meetoditega, matemaatiliste arvutustega ja nii edasi, saab kätte asjade olemusest midagi rohkem. Nüüd, see tegelikult on muidugi eksitus, sest mõõteriistade abil või arvutuste kaudu lihtsalt saadakse teistsuguseid andmeid. Need omakorda tuleb töödelda faktideks ja siis sellest kokku panna mingisugune uus nähtumus. Ja tõepoolest see, mis see asi on ise, jääb ikkagi kättesaamatuks, sellepärast, et ei ole võimalik samal ajal koguda andmeid või antusi filosoofilises mõttes ja samal ajal registreerida seda põhjuslikkuse protsessi ennast, siis mis neid andmeid tekitab, kuidas need andmed või aistingud, see kõik tegelikult meieni jõuab ja nendeks faktideks saab. Ühesõnaga on siis selle olemuse ja nähtumuse puhul on alati mingi niisugune tühik või lõtk, see põhjuslikkuse moment, mis teebki asjad salapäraseks ja see kõik ulatub siis meie enesepildini välja, et ühest küljest ma usun, et ma olen mina ise ja olen seda siis sotsiaalselt, psühholoogiliselt või psühhoanalüütiliselt, filosoofiliselt, aga ka bioloogiliselt teatava DNA produkt. Teisest küljest on ikkagi nii, et suurem osa sellest DNA-st, mis minu kehas leidub, ei ole tegelikult minu oma. Tänapäeva teadus teab hästi, et suuremalt jaolt inimese keha sisaldab igasuguseid teisi eluvorme, kes kasutavad seda keha lihtsalt teatava elamuna või siis ajutise peatuspaigana. Paljud neist ongi nii kokku kasvanud, meiega terve hulk igasuguseid mikroorganisme, kes sümbiootiliselt elavad meiega koos, tänu kellele meie nahk püsib puhas ja korras ja seedimine ilusti funktsioneerib. Kõik organid töötavad nii nagu vaja, et ühest küljest muidugi on alati võimalik, et organismid tungib mingeid tegelasi, kes selle funktsioneerimist kahjustavad või pidurdavad, siis kahjulikud bakterid, viirused ja nii edasi, aga siiski suurem osa neist on meie suhtes väga sõbralikud. Ütleme, et nad lähenevad meile niimoodi ökognostiliselt ja me elame nendega koos, aga me ise ei tea sellest kõigest mitte midagi. Et see, mis on meie sees, mis on siis meie niisugune täiesti füüsiline, bioloogiline olemine, jääb meile suuresti tabamatuks. Me saame sellest teada igasuguste andmete kaudu, kui tervis on korrast ära, siis meditsiin kogub neid andmeid. Kui tervisega kõik on korras, siis lihtsalt nagu tunneme ja tunnetame enda keha, kui kõik on hästi, siis võibki rahul olla, aga mis selle tunde täpselt teeb, et mõnikord on natuke parem olla, mõnikord natukene halvem ja see tundmus muutub pidevalt, sisemine olemine on
lakkamatus voolamises. See kõik, selle lähtekoht jääb meile tabamatuks. Me teame seda selle nähtumuse kaudu, mida me siis tajume vahetult enda enesetundena, enda keha füüsiliste avaldustena. See tähendab siis, et meil on iseendaga niisugune seos, mida Morton nimetab ka nartsissismiks. Nartsissism on justkui teine sõna selle sama Mööbiuse lindi kohta, olemuse ja nähtumuse pidevuse kohta. Selline loop of narcissism, nartsissismi silmus ongi see, et ma vaatan iseennast umbes nõnda, nagu see Kreeka müüdi Narkissos iseenda peegelpilti uuris allikavees ja ma ei saa ega saa sellest küll. Miks ma ei saa sellest küll? Sellepärast, et ma ei tea, kes ma olen. Ma ei tea, mis minu sees on. Ma ei tea, kes tegelikult või mis see kõik on, mis minuna toimib. Et seda võib siis ka niimoodi iha struktuuri kaudu avada, et Narkissose müüt on siis selle poolest eriti tuntud, et tegemist on inimesega, kes niivõrd ihaldab iseennast. Ta on enda jaoks niivõrd ilus ja samas nii kättesaamatu, et ta hääbub selle iha käes. Nüüd see iha koosneb psühhoanalüütiliselt nagu kahest poolest. Siin Morton on kasutanud Jacques Lacani psühhoanalüüsi mõisteid, mis väga ilusti, imehästi sobivad selle nartsissismi avamiseks, kus siis ühel pool on see, mida Lacan nimetab subjektiks. Ta tähistab seda sellise S-tähega, millele on kaldkriips peale tõmmatud. See subjekt on lõhestunud. Ta on lõhestunud selles mõttes, et ta ei ole siis kunagi päriselt tervik, et filosoofiliselt nii nagu inimese mina on alati kahesugune, et ühest küljest see on see minu väike mina kui Hasso Krull või see Timothy Morton, ükskõik kes teie seast, aga teine on see, mida saksa idealismis Kantist alates on nimetatud transcendentaalseks minaks, siis teatav selline mina funktsioon, maailmaga suhestuv, tunnetav teatavatest a priorsetest kogemuseelsetest kategooriatest lähtuv mina, mis on meil kõigil väga sarnane ja mis tegelikult töötab selle väikese minaga kogu aeg samaaegselt. Et meie sees on siis kogu aeg see meie subjektiivsus koosneb kahest poolest. Üks on see väike, pisike, ajutine, ebakindel, kogu aeg muutuv ja teine see niisugune väga püsiv, funktsionaalne, justkui kõigest empiirilisest pidevalt kõrgemale tõusev transcendentaalne mina, mis vaatab asju justkui distantsilt ja mille jaoks maailm on selline võib-olla täiesti geomeetriline, mõõdetav, kaalutav või siis teine võimalus, et niimoodi esteetiliselt nauditav, nagu Kanti arvates see oli võimalik tänu kogemusele, mida tema nimetas iluks. Asju vaadatakse nõnda, et neisse ühest küljest süüvitakse,
nii sügavale kui saab. Teisest küljest see on ilma mingi ärasöömise või omandamise soovita, et see on siis seda laadi iha, mis mitte mingil viisil ei taha neid asju ära tarvitada või lõpetada, kustutada, endasse sulatada, on väga rahul sellega, et see iluobjekt jääb temast väljapoole. Või siis teine võimalus seda lõhestunud subjekti seletada on muidugi, kui me räägime psühhoanalüütiliselt teadvusest ja teadvustamatusest või ka mitte teadvus, alateadvus on eesti keeles öeldud. See terminoloogia pole kunagi päris paika saanud. Ühest küljest ma arvan, et ma olen see, kes ma usungi ennast olevat, kellena ma ennast teadvustan ja nii edasi. Teisest küljest tohutu hulk teadvustamatuid psüühilisi protsesse töötab minus ja need kogu aeg annavad endast tunda. Siis selle iha vormeli teisel poolel on miski, mida Lacan nimetas objekt väikeseks A-ks. Seda nüüd väga pikalt ma praegu ei saa lahti seletada, aga see on see niinimetatud iha põhjus objekt, mis tekib siis, kui inimese psüühika üks objekt, üks mingisugune väike üksus, mis läbib metsa ja mida samal ajal see mets ise ka läbib. Ja siin tekib siis nüüd see arusaam, mis ongi animistliku nägemuse puhul põhiline, et tegelikult me oleme tulnud justkui kellegi teise koju. Tuleme metsa, aga see ei ole lihtsalt mingisugune ruum. Need ei ole lihtsalt puud, millest võiks midagi valmistada, või see ei ole mingi pind, kuhu võiks midagi ehitada või selle üles künda ja nii edasi. See on tegelikult paik, kus elavad teised olendid. Ja kui palju täpselt neid seal on, kuidas nad elavad, millised on nende omavahelised seosed, seda me saame väga mitmel viisil uurida. Ja tänapäeval võib jõuda väga kaugele loodusteadus selle või ka näiteks ökosemiootika selle uurimisega. Aga kunagi ei ole võimalik seda täielikult ammendada või täielikult hõlmata. Nüüd selline uus taju, mis siis on võimalik metsa kaudu. See võib alguses viia suurde segadusse ja ka masendusse, sellepärast et me ju tegelikult näeme, mis maailmas toimub. Me teame, et viimase poole sajandi jooksul rohkem kui pooled nendest liikidest, mida me tavaliselt oleme nimetanud loomadeks, keda inimene suudab nagu natukene enda sarnasena tajuda, on hävinud. Kogu meie progressiivne tsivilisatsioon on
selline suur hävingu ja hävitamise masin. Ta on teatud mõttes nagu pidurdamatu, sellepärast et selle masina põhirežiimis puudub igasugune arusaam sellest, et kui me läheme väljaspoole neid piire, mis on maha märgitud kui inimliku olemise sellised lahtrid, uksest välja, teelt kõrvale, põllult välja, karjamaalt edasi, et siis me oleme mingisuguses ruumis, mida nimetatakse looduseks. Ja see loodus on nüüd niisugune, mõned tahavad seda väga kaitsta, teised peavad seda selliseks hästi vaenulikuks ja võõristavaks, õudseks. Aga lõppkokkuvõttes on tulemus ikkagi see, et seda niinimetatud loodust püütakse asendada millegagi, mis vastab sellele agrilogistlikule mõtteviisile, mis viimased 12,5 tuhat aastat on valitsenud. Morton on selles raamatus Tume ökoloogia toonud välja ka agrilogistika 3 sellist aksioomi või põhiprintsiipi. Esimene neist puudutab vasturääkivuse välistamise seadust, mille kunagi Aristoteles sõnastas. Seda seadust ei tohi rikkuda. See siis tähendab, et iga asi on kas see, mis ta on, või siis mitte midagi. Me saame olemist määratleda ainult kas positiivselt teatava identsusena või siis seda identsust ei ole. Sellisel juhul ei ole mitte midagi. See tähendab, et kõik sellised võimalikud loogilised vahevormid, olemisviisid, asjad, nähtumused, liikumised, mis ei ole see ega teine, mis kogu aeg jäävad nagu kategooriatest kõrval või välja, samas ka sinna kuidagi mingit pidi mahtudes, et need tuleb välistada. Ja see tähendab siis seda, et näiteks kui inimene tahab rajada omale kodu või tahetakse kuhugi midagi ehitada, midagi luua, siis see uus identsus, mis seal on, peab vana asendama nii, et sellest vanast ei jää järele mitte midagi. Ja sellepärast sellega on nüüd seotud siis selle tsivilisatsiooni niisugune kohutav destruktiivsus. Alati peab olema kas nurm või siis parkimisplats, emb või kumb. Morton teeb sellise mõttelise mängu, kuidas ta võtab nurmelt, kitkub välja ühe lille ja küsib, kas see on siis endiselt nurm. Muidugi on. Siis ta kitkub sealt välja teise lille. Kas see on endiselt nurm? Muidugi on. Siis ta kitkub sealt välja juba 100 lille. See on ikka endiselt nurm. Siis ta võib kitkuda sealt välja juba 1000 taimi. Kas see on siis endiselt nurm? See oleks ikka justkui nurm, sellepärast et vastasel korral ta ei ole mitte midagi, aga muidugi me võime sinna teha parkimisplatsi ja sellisel juhul see on parkimisplats ja mitte nurm. Ühesõnaga need kaks asja nagu koos olla ei saa, üks välistab teise ja sellega seltsivad need 12 agrilogistika printsiipi. Üks on siis see, et kui miski on olemas, eksisteerib,
siis ta peab lakkamatult olema kohal. See kohalolu, presence, mis on muidugi teatavate dekonstruktiivsete konnotatsioonidega ja see, mida Jacques Derrida nimetas kohalolu metafüüsikaks. Morton kahtlemata arvestab sellega. Aga see on siis osalt selle vasturääkivuse välistamisega seotud. Kui miski asi on olemas, siis ta peab olema kohal või kui teda ei ole kohal, siis ei ole teda ka olemas. Ei ole võimalik, et miski oleks olemas ja samal ajal ta ikkagi ei ole meie jaoks kohal või ei näe teda, ei oska teda kirjeldada, seletada ja nii edasi. Ja siit edasi 3. agrilogistika aktsioom. Olemasolemine, eksisteerimine on alati parem kui mis tahes olemise kvaliteet. See tähendab siis, et tähtis on tingimata eksisteerida, tingimata olemas olla. Kuidas täpselt, kas hästi või halvasti, kas see on ilus või kole, see pole niivõrd tähtis. See on võib-olla see, mida tänapäeva sellises populaarkultuuris kõige paremini kehastab see ellujäämise metafoor. Tänapäeva inimesed mitte ei ela, vaid agrilogistlik mõtteviis on jõudnud nii kaugele, et nad püüavad kogu aeg ainult ellu jääda. Sellepärast, et ükskõik milline see olemine ka ei oleks, alati on parem olemas olla, kui mitte olemas olla. Seal pole mingit vahevormi ja ei ole ka sellist võimalust, et teatav olemise kvaliteet oleks selline, et sellel pole meie jaoks mingit väärtust. Et need 3 asja, siis see vasturääkivuse välistamine, olemasolu kui lakkamatu kohalolu ja olemasolu väärtustamine sõltumata sellest, milline see olemasolu on, panevad selle maailma kokku, kus jah, kipub tekkima imelik suluseis, et ei ole võimalik nagu peatada selle maailma, selle keskkonna, selle hüperobjekti mõjutamist, meid ümbritseva ja meid sisaldava hüperobjekti mõjutamist viisil, mis lõppkokkuvõttes meid hävitab. Ühesõnaga, et tsivilisatsioon muutudes järjest võimsamaks ei suuda teadvustada, juhtida, kuidagi nagu kätte võtta asju nii, et need liikumised, mis on meie jaoks kõige ähvardavamad ja mida me ometi ise teeme, et me hakkaksime neid teistmoodi suunama, teistmoodi mõtestama ja aja jooksul siis asendama mingite teiste liikumistega. Et see olekski võimalik ainult siis, kui mindaks, kui ütleme, et kui me üle kanduksime teatavale ökognostilisele tajule, sellele äratundmisele, et mina, inimesed ise, on lihtsalt ühed asjad teiste asjade ja olendite seas ja teisest küljest, et me kogu aeg oleme neist ümbritsetud, neist läbistatud igal pool, kuhu me läheme ja kus ka pole ühtegi inimest, tegelikult alati midagi juba toimub ja alati peaks sellega juba arvestama. Ühesõnaga,
kuni siis ei ole see ökognostiline taju muutunud üldiseks, on suhteliselt raske midagi ette võtta kõigepealt selle päästmiseks, mida nimetatakse tänapäeval eluslooduseks. See hävib edasi ja lõpuks ei ole võimalik midagi ette võtta selle päästmiseks, mida tänapäeval nimetatakse inimkonnaks. Et inimkond lihtsalt hävib samamoodi iseenda tegevuse tulemusena ja ei ole nagu ühtki seletust, ühtki põhjendust, millele toetades seda protsessi peatada. No aga eesti keeles kogu see ökognostiline tunnetus võiks jah kanda ka metsikuse nime. Morton räägib ka tumedast nihilismist, mis vastandub sellisele neoliberaalsele reipale või õnnelikule nihilismile, happy nihilism. Reibas nihilism arvab, et kuna miski reaalselt ei eksisteeri, kõik on tegelikult ei miski, siis me võime teha ükskõik mida. Need tagajärjed ei ole tähtsad. Tume nihilism on selline depressiivne, selline gootilik, dekadentlik. Ta loob jah sellise suure languse ja allakäigu taju alguses, siis ta kasvab järjest suuremaks õuduseks, siis muutub see õudus järjest naljakamaks ja lõpuks saab tumedast nihilismist teatavat uut tüüpi rõõm. Niimoodi kirjeldab seda Morton, et see ökognostiline elurõõm, see kasvab välja sellisest tumeda nihilismi depressioonist ja dekadentsist. Ta kuskil ka ütleb väga ilusa lause, mis on vist üks minu lemmiklauseid Mortonilt. Gothic bohemian decadence is the map of future coexistence. Siis selline gootilik, boheemlik dekadents on tulevase koos olemise kaart. See tähendab siis seda, et juba praegu on olemas sellised eluvormid, sellised mentaliteedid modernses linnakultuuris, eriti siis jah, niisugune boheemlik, dekadentlik elulaad, mis on väga lähedal sellele, millest võiks saada ökognostiline nägemus ja mis võib siis muuta mitte ühel, vaid 1000 erineval viisil selle agrilogistilise skeemi. Ja noh, see rõõm, mis siit tuleb, see tumeda nihilismi, tumeda ökoloogia rõõm, see ongi see metsikuse rõõm. Aga täpselt samamoodi võib selle muidugi leida ka otse metsast. Eestis seni, kui natuke veel metsakest on see täiesti reaalne, täiesti võimalik minna lihtsalt sellisesse olemisse, sellise hüperobjekti keskele, milles kõik asjad, kõik olevused on meie jaoks teatud mõttes nagu kättesaamatud ja mõistetamatud, esimesel pilgul vähemalt, kuni me vaikselt hakkame sulama sellesse
metsa olemisse. Ja siis muidugi me oleme ise lihtsalt üks asi, mis on ka metsas. Selline metsik asi. Ja esteetiliselt see kõik võiks alata sellest samast kogemusest, mida siis Immanuel Kant nimetas iluks. Kui ma lähen metsa ja hakkan tundma, et millegi poolest siin on midagi väga ilusat. Ma ei tea küll miks. Ühest küljest ma suhestun sellega hästi intensiivselt. Teisest küljest ma ei taha seda kuidagi omandada, mitte mingil viisil assimileerida, millekski kasutada. See on lihtsalt olemas ja ma naudin seda sellepärast, et see on selline, et ma ei saa sellest aru. Et siis see metsik ilukogemus ongi millegi sellise kogemus, mida ma kunagi päriselt ei mõista, mida ma kunagi endale ei saa, milles ma ei jõua kunagi lõpule ja mis mulle tohutult metsikult meeldib. Jah, see on praegu kõik minu poolt, et kui kellelgi on küsimusi. Tapahtuu, kun me kaikki metsä menemme? Oikeastaan me ollaan kaikki metsässä, mutta Sen mä tiedän. joo, Me olemme kaikki metsässä. joo, että on mahdollista, että me löydetään hyvin paljon sellaisia välineitä ja sellaisia siis ehkä ei tässä ristiriitaisia suhteita, että koko meidän sivilisaatio ja myöskin koko meidän lajimme, siis ihmiskunta kuin laji, voi tulla uudelle tasolle. Siis voidaan ruveta elämään ja tuntemaan täysin uudella tavalla. Vaikkapa se ehkä ei olekaan näin uusi, että on kyllä hyvinkin mahdollista, että se, mikä nyt tuntuu olevan kaukana ja mikä tuntuu vaativan jonkinlaista vallankumousta, että se on oikeastaan näin lähellä ja näin helposti saavutettavissa, että tietyllä hetkellä se tulee ihan itsestään käteen ja ei vaati mikään erikoisuuksia. Meillä ei esitetä, siis luonto oikeastaan ei tule koskaan esittämään ihmiskunnalle mikään erikoisvaatimuksia, koska luontoa sellaisena ihmismielen vastakohtana
kuten sitä on kuviteltu, ei olekaan olemassa. On vaan erilaisia olentoja. Missä minä tunnen olevani tietyn kolmimittaisen, siis esteettisen objektin sisällä. Ja se on tietysti se hyperobjekti, että minä en pysty sitä ajallisesti eikä siis tilassa millään tavalla kokonaisuudessa hallitsemaan. Että se siis ei ole minun ulottuvuudessa, mutta kuitenkin se on hyvin lähellä ja jos olen sen metsän sisällä jonkin aikaa, syntyy sellainen hyvin intiimi taju, että tavallaan se kuitenkin siis puhuu minulle jo. Minä en ole sellainen ihminen, joka suoraan puhuisi puiden kanssa, mutta mä tiedän sellaisiakin ihmisiä ja se on tietysti mahdollista.